No tšau ja shallow. Piret Firefairy taas kord Costa Ricas teie ees pühapäeva pühitsusega. Ja otsustasin jah, et teeme talvel kell 7 eestlaste jaoks, siis minu jaoks on ikka kell 11. Ja siis on eest teil ka natukene varem, sest talvel läheb pimedamaks varem ja võib-olla lähete isegi magama varem, ma ei tea, kuidas te teete seal. Mina näiteks lähen kell 8 voodis, kell 7 juba lähen voodisse ja 8 magan. Ja ma tõusen kell 5 või enne 5 üles ka, nii et. Aga ma mäletan, kui ma Eestis olin, siis olid need päevad olid nii pikad, et suve ajal nagu 10 ajal on ikka veel valge, et ei olegi und, eks ole. Aga talvel ju on natukene varem siis ka. Nii, võtame siit esimese numbri. Oi, ma peaksin eestikeelse ka tegema. Ma saatsin ingliskeelse emotsionaalse kommi. Teen siia uue klepsu just täpselt selle raamatu jaoks, et peaks tegema eestikeelse ka. Mõlemad on nii ära kulunud. Nii, aga tänane teema muide, tahan veel selle ära mainida enne, kui kommi juurde lähen, et siis selle teema T-Touch, selle ma sain oma sõbrannalt Ellalt, kes oli mul eile külas. Ja siis tema õpetas mulle seda ja ma uurisin selle kohta natuke ja esitlen seda täna meie siin laivis. Et tšau Birgit, et see on siuke imeline närvisüsteemi rahustav ja ma räägin varsti kohe siia loo ka, mis tema kirjutas sellele, ta oli selle sama Linda, kes on selle T-Touch tehnika väljatöötaja ja põhiline praktiseerija, siis ta on tema all õppinud ja siis ta kirjutas talle ühe loo sellest, kuidas nad obustega töötasid. Et siis ma räägin selle loo ka täna nii, aga alustame siis kohe sellega, mis Birgit küsis. 45. Birgit on nii kiire, täna ma ei jõudnudki enne midagi muud öelda. Võtamegi kohe selle sama 45. Anthony D'Angelo, naerata, see on võti, mis sobib kõigi südamete lukkudesse. Ja nii armas, väga hea. Ja Anne ka, 27. Nii, ja naeratamise kohta on siin mul ingliskeelne ka tegelikult õudsat hea on, et naeratus on odav viis, kuidas oma välimust parandada. Nii, ja 27 Anne. See on see sama, kui mul oleks 1 000 000 eurot. See kuulus 1 000 000 euro küsimus. Mis tunne mul siis oleks, kuidas ma siis kähistaksin. Tšau Kristel, nii tore, kõik ilusti platsis. 38 tuleb. See on sellest vägivallatu suhtlemisraamatust, mida ma ei ole ikka veel edasi lugenud. Et okei, ma katsun meeles pidada. Sa kirjuta mulle Messengeri, et saada mulle see ja siis ma saadan sulle. Okei, Birgit. Nii, Marshall Rosenberg siis vägivallatu suhtlemise raamatust, et depressioon on auhind, mille saame hea olemise eest. Et kui me proovime olla head, siis me saame depressiooni omale auhinnaks. Hea on ju. Nii, aga lähme nüüd siis tänase teema juurde, et see on siis Linda Tellington Jones, tema on siis see, kes töötas välja selle tehnika, T-Touch tehnika ja me teeme täna ka südamekallistust. Ma õpetan, ma õpetan, ma nagu näitan, kuidas tema näitab ja siis me teeme kogu keha õnnistuse ka, nagu see meditatsiooni asemel teeme kogu keha õnnistuse, mida me võime ise teha iga päev, hommikuti või õhtuti või mõlemal ajal, miks ka mitte. Ja see on lihtsalt imeline. Nii, et siis mis asi on T-Touch ehk Tellington T-Touch on tegelikult meetod, mille lõi Linda Tellington Jones ja mida kasutatakse peamiselt loomadega suhtlemisega. Et siis minu sõbranna Ella, tema ongi siis see looma holistik nagu, ta ei ole vett otseselt, ta on nagu, ta on tegelikult vett ka, ta on tegelikult, kusjuures tema konkreetne see ala on loomade aitamine teispoolsuses ja hospice, see on see nagu, et kui nagu suremises, et nagu aitab loomi üle minna sellest. Et see on tema põhiline teema,
aga ta on selle sama Linda Tellingtoni töötubades hästi palju käinud ja ta rääkis mulle eile, noh, ühesõnaga ta kirjutas sellele Lindale, Linda palus tal kirjutada, jagada ühte oma lugu, et tal on mitu lugu, aga siis ta nagu palus mul üle nagu kuulata seda, et kuidas see kõlab. Ja see oli väga põnev see, mis ta rääkis. Tšau Mirjam, 37 näen, reklaamipausi all ütlen, et siis kasutatakse peamiselt loomadega suhtlemiseks, käitumise muutmiseks, stressi vähendamiseks ja enesekindluse tõstmiseks. Ja noh, mina mõtlesingi, ma kasutan selle koera peal, kes mul siin on, eks ole. Aga ta näitas, et seda võib ka inimeste peal teha ja siis täna ma leidsingi see sama Linda on teinud YouTube'is inimeste jaoks ka. Nii et see on õrn ja teadlik puudutuse tehnika, kus tehakse ringliigutusi ja muid sujuvaid liigutusi naha ja keha peal. Eesmärk on aktiveerida närvisüsteemi ja suurendada keha eneseteadlikkust. Puudutused ei ole tavaline massaaž, rõhk ja liikumised on spetsiifilised ning eesmärk on aidata loomadel või inimestel lõõgastuda, mis on nii oluline nagu ja õppida paremini reageerima olukordades, sest kui me hoiame nagu ma ei tea, kui palju sa paned tähele, kas sa hoiad kogu aeg mina hoian kogu aeg, enamuse aega oma õlgu nagu pinges. See on nagu tavaline olek. Et meil on vaja päriselt ka õppida lõõgastuma ja nagu me teame sellest, on ju, kui me soovime heaolu, siis meie heaolu ongi ju lõõgastunud olek. Nii, meetod põhineb koostööl, mitte domineerimisel. Ma tellisin oma mikrofonile selle tuulekaitse ka ära, nii et ühelt maalt tuleb see ka ära sise, ehkki tule enam tuult sisse. See tähendab, et looma või inimest ei survestata, vaid teda püütakse panna õppima ja suhtlema lõdvestunud olekus. Nii, kasutatakse seda tehnikat siis ärevuse ja stressi vähendamiseks, eneseusu ja koostöö toetamiseks, vanade traumade või hirmude pehmendamiseks, eks ole, kõik see, mida me ju kogu aeg siin, millest ma kogu aeg räägin. Käitumisprobleemide, kui me räägime koertest, näiteks haukumise või kartlikkuse leevendamiseks, ettevalmistuseks või taastumiseks pingelistest olukordadest. See võib olla abiks koerte, kasside ja teiste loomadega ning on levinud treenerite, veterinaaride ja varjupaigatöötajate seas. Ja nüüd ma tahangi siis jagada siin Ella lugu. Et ma ütlen enne Mirjami numbri ära 37 ja siis räägin sellest, mida Ella mulle siis palus üle vaadata, see lugu, mis ta jagas. 37, ma juba ütlesin seda. Sa küsisid sama numbri, ma ütlesin Kristelile 38 ei ole õige, kõik on õige. Ütlesin õige 38, nüüd ütlen 37, on ka Mägi või vägivallatu suhtlemise raamatus, sellepärast ma olin siin segaduses. Aga see on see, teistele antavad hinnangud on meie enda rahuldamata vajaduste muundunud väljendused. Ehk siis, kui keegi ütleb meile, sa oled lollakas, siis see on tema rahuldamata vajaduse muundunud väljendus. Ta ei oska seda muud moodi öelda, siis ta ütleb halvasti. Ja kui me ise seda teeme, siis on meil rahuldamata vajadus, mida me ei oska teistmoodi väljendada. Ma katsun mingi aeg võtta aeg ja jätkata selle raamatu lugemist ka, sest see on tõsiselt hea raamat ju. Nii siis see lugu, mis Ella siis jagas. Ella on, eks ole, tal õudselt meeldib seda hobustega teha, seda T-touchi. T-touch. T on Tellington ja touch on puudutus. Ja ta siis jagas seda lugu, kuidas ta oli siis koos ühe teise naisega, Simoniga, ja nad tegelesid 2 Araabia tõugu hobusega, kes olid väga jumpid, väga süksed närvilised olnud. Ja Linda oli just läinud nagu nädalaks Afrikasse ja ei olnud võimalik temaga kontakteeruda ja see oli vist veel enne interneti aega ka, nii et nad olid oma pead. Ja siis nad võtsid neil 2 hobust, kellega nad töötasid 2 Aha, just Mirjam, täpselt nii, et me nagu kogu aeg hoiame pinges mingisugust teatud kehaosa endas ja me ei pane ise seda tähelegi enam, on ju? Nii, okei, nii. Nii et nad tegid neid liigutusi, nad tegid neid T-touchi kõigepealt hobuste peal eraldi, nagu nad olid selles koplis ja siis nad otsustasid, et nad lähevad nendega sellesse nagu areenile. Need peavad olema nagu show hobused, eks ole, olid.
et nad lähevad areenile harjutama, et vaatavad, kuidas nad siis seal käituvad ja on ju 2 hobust ja üks nendest, kel siis Ella hoolitses tema eest, Ella nagu võttis tema areenile, tema nagu lihtsalt pidurdus ja ei läinud mitte kuskile, lihtsalt jäi paigale seisma ja teine hobune ajas ennast tagajalgadele ja oli täiesti niimoodi nagu nagu närviliselt ja niimoodi nagu ründavalt, eks ole. Õnneks naine nagu hoidis ennast kapjadest eemale, Simon, ja siis Ella, nad otsustasid, et nad vahetavad hobused ära. Kuidagi nad said siis hobused ära vahetatud ja nad said siis nad otsustasid, et nad lähevad tagasi Koplisse, siis hobused rahunesid maha ja nad tegid uuesti seda sama T-touchi ja siis nad samal ajal, kusjuures, kui nad seda T-touchi tegid, nad teadsid, et nad peaksid tegelikult taotlema rahunemist ja seda, aga samal ajal nende peades keerles see, et mida nüüd siis teha selles olukorras ja et ei saa Linda käest küsida ka, eks ole. Aga ikkagi nad tegid need liigutused ära ja siis nad otsustasid, et lähevad magama ja proovid järgmisel päeval uuesti. Ja järgmisel päeval olid need hobused kui ümber vahetatud. Nad olid täiesti kõik laabus, nad tegid kõike, mida neilt paluti, nad läksid areenile, nad käisid läbi, nad oleksid seda kogu aeg teinud ja siis Ella ütleski, et see oli tema jaoks vau, et üks sessioon põhimõtteliselt, üks päev siis on ju enne ja pärast seda stressimomenti nad tegid seda T-touchi ja hobused juba olidki täiesti ära vahetunud. Et tõsiselt imeline kogemus. Nii, ja nüüd siis T-touch, nagu ta ütleb siin, ma küsisin AI käest üleüldiselt selle kohta, see on siis üleüldine kirjeldus, et see on et algselt loomade jaoks välja töötatud, on sellest arenenud ka T-touch for you, inimesele kohandatud versioon, mida kasutatakse lõõgastuse, kehateadlikkuse ja mõnede igapäevaste vaevuste levendamiseks, näiteks stress ja lihaspinge. Ella mulle muide isegi ütles, kui sa näiteks lööd oma varba ära või mina näiteks eile ma käisin, tõin oma külmkapi omale, teise külmkapi ja kogemata kriimustasin oma näppu päris tugevalt, nii et ma olen teinud oma näppu peal seda, et siis teha selle keha osa ümbruses seda ka, et sobib isegi selles suhtes. Nii, mida AI siin mulle rääkis, et T-touch ei ole sama, mis terapeutiline touch, energy healing, millest me oleme juba rääkinud ka, et kus töötatakse energiaväljadega, et ilma siis teadusliku aluseta. T-touch põhineb pigem füüsilisel puudutusel ja närvisüsteemi mõjutamisel, mitte eeterliku energiaga manipuleerimisel, et siis see on füüsiline. Nii, ja nüüd ma siis lähengi selle ühe video juurde, milles ta õpetab seda südamekallistust kõigepealt, et siis ta alustabki sellest, et kui sa näiteks tunned ennast traumeerituna või abituna, et sa ei suuda midagi, on ju, et ta tõi esile selle Ukraina sõja praegu, on ju, aga see võib olla ükskõik mis situatsioonis, kui sa tunned, et sa oled traumeeritud või sul ütleme mingisugune olukord oli sinu elus, kus sa tunned, et sa oled traumeeritud, eks ole. Siis sa saad aidata iseennast sellest tundest üle saada, tehes T-touchi südame kallistust. Nii, sa kujutad ette, et sul on kellasihverplaat oma rinnal, siin, rinna peal. Ja sellele kellale asetad sa numbri 6 suunaga maa poole. Number 9 parema õla suunas, see on minu parem õlg, sina näed seda võib-olla vasakuna, on ju, et number 9 on sul parema õla suunas, 12 on üleval lõua suunas ja 3 on siis vasaku õla suunas. Ja siis, mida sa teed väga õrnalt, kasutades mingit osa oma käest, kusjuures tal oli üks video, kus ta rääkis 8 erinevat puudutust, kuidas 8 moodi saab puudutada. Et sa võid puudutada sõrme, kas ainult. Ella õpetas mulle kusjuures niimoodi, et sa puhkad neid 2 sõrme ja 3 sõrme on koos ja siis sa liigutad ka oma liigeseid, kui sa seda puudutust teed. Niimoodi. Ja point on siis selles, et sa teed 1 ja veerand ringi. Ehk siis sa ei tee mitte ainult ühe täisringi, vaid 1 ja veerand. Ehk siis kui sa alustad number 6-ga, on ju, näiteks, ja tema soovitab näiteks, ta näitas videos, et paned siis näiteks oma peopesa ja mitte lamedalt, vaid natuke niimoodi kumeralt, paned oma peopesa ja alustad, eks ole, number 6-st
siis liigutad 6-lt 9-ni. 9 oli parem ala pealt. 6-lt üles 9-ni, siis hingad sügavalt sisse, jõuad 12 peale ja siis tagasi 3, 6 ja tagasi 9-le. Ja siis 9 juures ta nagu, alustad 6 pealt, eks ole, lähed 9, 12, 3, 6, jõuad tagasi 9 peale ja siis mõtled millelegi, mille eest sa oled tänulik. Näiteks tema soovitas loodusest, kas sa oled puude eest tänulik, lille eest tänulik, päikese eest, emamaa. See ei pruugi olla loodus, mille eest sa oled tänulik. Mõtled, ehk siis tänulikkuse tunne on ju see, mis nagu kirjutab üle või nagu sõidab üle hirmust. Tänulikkuse tunne ületab hirmu. Eks kui me seda mäletame, tänulikkuse tunne ületab hirmu ja teeme seda liigutust, seda südamekallistust koos tänulikkuse tundega, et siis just siis nagu lõpus, kui sa jõuad lõppu, siis kui sa alustad, on ju, alustad 6 pealt, liigud suur hingetõmbe ja siis hingad välja ja siis tunned seda tänulikkust, keskendud tänulikkuse tundele, eks ole. Ja siis jah, Ella soovitab teha nagu, kui Ella mulle õpetas, siis ta ütles, et tee nagu ringi, et liigutsi kella liikumise suunas, aga ta ütles, et mõnikord võib ka teha vastassuunas ja Linda oma videotes ütles, et kuula nagu ise, kuidas sa tunned, et kas sa tahad teha kella osutite suunas või vastassuunas, et nagu sina ise tunnetad sinu keha, kuidas su keha reageerib sellele ja siis vastavalt sellele siis nagu säti, ta ütlebki, et sa võid seda teha näiteks 1 minuti ainult ja sellest juba piisab, vahepeal peatud, tunned tänulikkust ja niimoodi saad kasutada seda oma korduvate mõtete, hirmu või terrori tunde puhul. Et näiteks ka, kui öösel, eks ole, näiteks vahel on nii, et öösel tõused üles, minul näiteks käin, tõusen üles, käin pissil ära ja tagasi tulen, enam magama ei saa jääda. Igasugused mõtted tulevad. Isegi kui nad ei ole hirmu mõtted, on igasugused mõtted, mis ei lase mul magama jääda, et siis mina nüüd proovin seda teha sel ajal, et nagu ennast nagu tuua tagasi sellesse rahulikku rahunemisesse. Nii. Ja nüüd ma tahangi meditatsiooni asemel teha seda, et me teeme kõik koos. Sa võid oma silmad vabalt kinni panna ja teemegi seda meditatsioonina ja me teeme selliseid ringe kogu keha peal. Me alustame pealaelt ja siis ise omas nagu vaatad, kas sa nagu tunned, kuidapidi sa teed neid ringe, kas sa teed kella osutite suunas või vastupidises suunas. Ma loodan, et tuult liiga palju sisse ei tule. Öelge mulle, kui tuul tuleb sisse, kas on praegu okei olnud või ei tule tuult sisse. Et nüüd me kui sa oled valmis, võta enne üks lonks vett ka. Kas sul on ka oma veepudeli peal näiteks mõned head sõnad või küsimused? Kõik laabub alati minu jaoks. Nii, kui sa oled valmis. Ja hakkame pealae pealt pihta. Ja nagu teeme neid ringe ja samal ajal siis nagu tunnetame tänulikkust nagu selle keha osa peal. Ütleme näiteks, mis meil siin on, meil on juuksed. Teeme ühe ringi ja veerand. Aitäh, juuksed. Aitäh, minu pealae, nahk. Kõik rakud, kes on minu pealael. Ja siis liigud edasi järgmisesse kohta, et nagu mitte ühe koha peal, vaid liigud edasi järgmise koha peal. Tunneta tänulikkus kõige selle eest, mis seal on. Liigume edasi. Aitäh. Võid tulla oma näo peale. Aitäh, minu laud, aju. Kõik rakud. Meie kehas on 50 triljonit rakku, kes kõik on töös, pidevas uuenemises, pidevas tegemises. Aitäh teile.
nüüd teha ühe käega ühelt poolt ja teise käega teiselt poolt. Hinga samal ajal, tunne, kuidas sa lõdvestud ja liigu edasi. Tunneme seda tänutunnet selle keha osa eest. Nagu tunneme, kuidas me oleme oma keha eest tänulik, kuidas me anname armastust oma kehale, oma kaelale. Võid ka teha ainult sõrmedega, niimoodi hästi õrn ring ja veerand. Scott, are you talking to me in Estonian? Try again. Kas teistel on video? Praegu võib-olla ei ole hea mõte seda küsida. Ja võta oma aeg ja mine mööda keha edasi õlgade peal. Mööda käsivart, tunne tänulikkust, tunne armastust. Saada hästi palju armastust ja tänulikkust sellesse keha ossa, millega sa hetkel tegeled. Võid ka kasutada oma käe selga, erinevaid osasid. Liigutus, aga see puudutus on hästi õrn. Ja võtad naha kaasa, eks ole, selle ma unustasin mainida, et sa võtad nagu naha kaasa. Sa võid kõik oma sõrmed läbi käia, õnnistada nii-öelda. Koerad mul siin hauguvad. Ja niimoodi lihtsalt käime kogu keha läbi. Panen vahepeal mikrofoni kinni, kui mul see mootorratas mööda sõidab. Et sa võid ka minna nagu ühe joone peal, aga võid ka täiesti hüpata ühe koha pealt teise koha peal ja kogu keha niimoodi läbi. Ja tunneta tänulikkust, eriti just nende kehaosade puhul veel anna neile ekstra armastust, mida me oleme pidanud võib-olla liiga paksuks või liiga koledaks või liiga milleks iganes, liiga kõhnaks või mis iganes, eks ole, et neile anname kohe eriti palju armastust. Ja tunneme seda tänulikkust, et nad meil on. Võid ka teha 2 kätt korraga, 2 pool. Ma ei tea, kas võib tegelikult. Ta tegelikult näitas alati ainult ühte kätt. Võib-olla on hea keskenduda ühele kohale korraga. Käi kogu oma keha niimoodi läbi. Tee 1 ja veerand ringi. Et ei pea olema nagu kõik millimeetri kaupa, aga niimoodi nagu, et kõik kehaosad saavad seda tunda. Proovi ka oma selja peal teha. Palju armastust, tänulikkust. Võta oma aeg. Ja omas tempos võib-olla sa tunned teha aeglasemalt, võib-olla kiiremini. Näiteks kui me põlve ära lööme, siis võib teha kiiremini selles osas. Võib-olla ka isegi, kui sul ongi näiteks valu mõne koha peal, siis võid teha kiiremini selle koha ümber. Unustasin ta kinni panna.
ma panen ta vahepeal kinni. Sina tee edasi. Nii. Ja omas tempos ikka, jah. Rahulikult terve oma keha. Üle kogu oma keha. Ära jäta ühtegi kohta vahele ja anna hästi palju armastust. Ja teeme ikka üks käsi korraga. Ma tahan kohe 2 kätt korraga teha. Ja hästi lõdvalt hoiad oma kätt ka. Ja niimoodi käid kogu keha läbi. Ja võid jah, mõne koha peal käe selga kasutada või erineval moel sõrmi hoida. Mina näitan siin, et te saate nagu näete neid keha asendi. Et põhin on jah oma keha, nagu oma käsi hoida lõdvalt. Ja võid ka jah käe seljaga isegi lihtsalt silitada. Ja nagu tunneta, kuidas sa õnnistad kogu oma keha sellega läbi. Ja kui sa tunned, et sa oled kogu keha läbi teinud, siis lõpetame südamekallistusega jälle. Ehk siis alustame. Liigume 12 peale ja singame välja. Lõpetame 3 või 9 peal ja tunneme seda tänutunnet. Tunneme seda armastust. Lubame endal olla armastus. Aitäh, armas. Aitäh, et sa armastad ennast. Aitäh, et sa valid armastuse. Aitäh, et sa valid teadlikkuse. Aitäh, et sa valid oma mugavustsoonist välja astumise. See on kõige olulisem. Ja kohtume järgmisel korral. Ja kui sa ei ole veel lõpetanud, lihtsalt tee edasi. Jätka omas tempos.